Hiina sõjavägi hävitatakse seestpoolt, kuna riigijuht Xi Jinping viib läbi ulatuslikke kõrgetasemeliste ametnike puhastusi. Keegi ei tundu olevat kaitstud, sest isegi kõige austatumad kindralid, kellel on aastakümnete pikkune kogemus, saadetakse minema. Xi usub, et see lähenemine aitab luua lojaalsema, kaasaegsema ja tõhusama armee. Ta eksib. Paljud eksperdid väidavad hoopis, et tema trikid lõhuvad sõjaväe alustalasid ja ühtekuuluvust. See viib Hiina rahvavabastusarmee PLA mitu aastakümmet tagasi ja paiskab Hiina relvajõud kriisi, millest nad ei pruugi kunagi taastuda. Seega, selle loo mõistmiseks on esimene küsimus, millele vastata, miks? Miks? Just siis, kui Hiina laiendab oma sõjaväge, ehitab maailma suurimat mereväge ja näitab rohkem jõudu kui kunagi varem, riskib Xi Jinping oma enda sõjaväe destabiliseerimisega. Vastus on üsna lihtne. See taandub kontrollile. 2017 aastal 19. parteikongressil esitas Xi plaanid tõeliselt maailmatasemel sõjaväe ülesehitamiseks. Aastaks 2020 soovis Xi, et Hiina rahvavabastusarmee maaväed oleksid täielikult mehaniseeritud maailma tipptasemel soomukite ja arenenud infotehnoloogiatega, mis avavad uusi strateegilisi võimalusi. Aastaks 2035 eeldab Xi, et sõjaväe täielik moderniseerimine on lõpule viidud. Ja aastaks 2049, mis on ühtlasi Hiina rahvavabariigi asutamise 100 aastapäev, oleks saavutatud maailmatasemel staatus. Moderniseerimise ja tipptasemel süsteemidesse investeerimise kaudu loodab Xi näha, et Hiina sõjavägi kasutab oma potentsiaali täielikult ning saab üheks kõigi aegade kardetuimaks sõjajõuks. See ei pruugi kunagi suuta USA sõjaväega võrdväärseks saada, kuid Xi soovib vähemalt kahe riigi vahelist lõhet vähendada. See annab teoorias Hiinale rohkem võimu ja vabadust oma pikaajaliste strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Näiteks palju räägitud taasühinemine Taiwaniga, vähendades samal ajal ohtu, et riigivaenlased sekkuksid. Kuid Xi ei soovi ainult võimsamat kõrgtehnoloogilist sõjaväge. Ta tahab ka sellist sõjaväge, mis tõstab distsipliini, professionaalsuse ja lojaalsuse standardeid. Ta tahab armeed, mis ei ütle kunagi ei. Kus iga sõjaväelane, alates kõige madalamatest reameestest kuni kõrgeimate ohvitserideni, on täielikult pühendunud eesmärgile ja valmis täitma kõiki valitseva partei käske ilma küsimuste või kõhkluseta. Armee, mida juhib ainult tema ja ainult tema. Sellises armees ei ole kohta vabamõtlejatele ega inimestele, kes võiksid korda rikkuda või vastuvoolu ujuda. Ja seetõttu eemaldatakse sellised inimesed praegu süstemaatiliselt. Kas me oleme juba 3. maailmasõjas? Sest sõltuvalt sellest, mida sa loed, võib tunduda, et elame täiesti erinevates reaalsustes. Ja uudistega kursis olemine ei ole enam kõige raskem osa. Kõige keerulisem on aru saada, mis tegelikult tõsi on. Võtame näiteks selle loo, mida kajastas ligi 200 erinevat allikat üle kogu spektri. See teatab, et USA sõjavägi ütleb, et nende Iraani sadamate blokaad on täielikult peatanud majanduskaubanduse 36 tunni jooksul. Aga vaid päev varem kajastas teine lugu, mida käsitles peamiselt ligi 80 allikat, enamik neist vasakpoolse kallakuga, et Hormuzi väinas mereliiklus oli blokaadi esimesel päeval vaevu mõjutatud. Kumb siis õige on? Täielik seiskumine või vaevu märgatav häire või võivad mõlemad olla tõesed? Just selline erinev kajastus ongi põhjus, miks me kasutame Ground Newsi, et hoida end kursis mitmete aktiivsete konfliktidega üle maailma. Kui sa näeksid ainult ühte neist pealkirjadest, jääks sulle ainult üks vaatenurk ja hoopis teistsugune arusaam toimuvast. Ground News toob iga päev kokku tuhandeid uudislugusid ja korraldab need teemade kaupa, näidates iga allika puhul kallutatust, usaldusväärsust ja omandit, et saaksid kõik vaatenurgad ühes kohas ära näha. Üks funktsioon, mida me viimasel ajal palju kasutame, on blind spot. See näitab sulle lugusid, mida üks poliitilise spektri pool väga palju kajastab, kuid teine pool vaevu mainib. Pole tähtis, kus sa poliitilisel maastikul asud. Kajakambrist väljamurdmine annab sulle täpsema arusaama sellest, mis tegelikult toimub. Ja see on eriti oluline, kui on vaja sõjaudu hajutada. Mine aadressile ground.news/The Military Show või skaneeri QR-koodi, et saada 40% soodustust piiramatule Vantage-paketile. Ja see langetab hinna kohvitassi hinnast madalamale. Proovi Ground Newsi ise järele.
alates 2022 aastast ja jätkudes kuni 2026 aastani. Xi Jinping on korraldanud enneolematu puhastuse Hiina sõjaväe juhtkonnas, eemaldades ametist üle 100 kõrgema ohvitseri ning 10 kindraleid ja kindralleitnante, kusjuures veel 10 peetakse praegu kas kadunuks või uurimise all olevaks. Need ei ole lihtsalt juhuslikud ohvitserid või suhteliselt madala taseme isikud. Nad on mõned Hiina kõige kogenumad sõjaväejuhid. Näiteks 2024 aasta lõpus uuriti riigi endist kaitseministrit Wei Fenghed korruptsioonisüüdistuste alusel ja lõpuks visati ta välja Hiina kommunistlikust parteist HKP. Tema kindrali auaste raketiväes võeti ära. Wei järglane Li Shangfu kadus samuti 2023 aastal salapäraselt avalikust elust, enne kui ta ametist vabastati ja parteist välja visati, püstitades sellega rekordi kui ajaloo lühima ametiajaga riigikaitseminister. Li Yuchao, rahvavabastusarmee raketiväe komandör, oli veel üks suur nimi, kes langes. Ta visati ametlikult parteist välja 2024 aasta juulis. Ja 2025 aastal hoogustus puhastus veelgi, kui mitmeid kindraleid, sealhulgas He Weidongi ja Miao Huao, süüdistati Hiina kommunistliku partei sõnul äärmiselt rasketes kuritegudes. 2026 aasta ei ole näidanud mingeid märke selle suundumuse vaibumisest. Tegelikult teatas Hiina jaanuaris 2 oma keskse sõjalise komisjoni tippkindrali Liu Zhenli ja Jiang Zhoxa tagandamisest. Leo pühendas kogu oma elu sõjaväele, astudes Hiina rahvavabastusarmeesse 1983. aastal ja lõpetades aasta hiljem rahvavabastusarmee riigikaitseülikooli. Ta mängis olulist rolli Hiina-Vietnami konfliktides, mis kestsid kogu 1980ndate ja kuni 1991 aastani, aidates kuulsalt kaitsta rindejoont koguni 36 erineva Vietnami rünnaku vastu. Aastate möödudes tõusis ta auastmetes kõrgemale, saades 2009. aastal 65. grupiarmee staabiülemaks. 2015 aastal sai temast rahvarelvastatud politsei staabiülem. Sama aasta hiljem sai temast Hiina rahvavabastusarmee maaväe staabiülem ning 2023 aastal keskse sõjalise komisjoni ühise staabiosakonna staabiülem. Changil oli samuti edukas karjäär. Kindral Zhang Zhongseni poeg, kes oli samuti väga edukas ja autasustatud rahvavabastusarmee juht, liitus Zhang armeega 1968 aastal ja võitles Hiina-Vietnami sõjas. Seal, olles alles 20. eluaastate keskel ja teenides kompanii ülemana, näitas Zhang üles erakordset taktikalist taipu, mis oli tema vanuse kohta erakordne. Tema üksus suruti tule all paigale, kui nad üritasid rünnata kindlustatud mäetippu. Mõistes, et kõik edasised katsetused otseseks rünnakuks oleksid määratud läbikukkumisele, esitas Zhang julge palve. Ta palus terve pataljoni, mis oli tema enda üksusest 4 korda suurem, et sooritada džunglis külgmanööver. Rügemendi ülem kiitis lõpuks palve heaks ja üllatusrünnak õnnestus. Vietnami kaitseliinid murti läbi ning Hiina sõdurid tähistasid väärtuslikku võitu. Vaid 5 aastat hiljem juhtis Zhang pealetungi Laoshani lahingus, mis oli kogu Hiina-Vietnami piirisõja suurim kokkupõrge. Jällegi olid tema taktikad nii julged kui ka ambitsioonikad. Tema strateegia, mis hõlmas sõjaväe esimest täielikku jalaväe ja suurtükiväe koostööplaani pärast kultuurirevolutsiooni, nägi ette tohutut suurtükiväe toetust. Palju rohkem, kui ükski rügemendi ülem tavaliselt küsiks või milleks tal õigust oleks. Kuid taaskord see toimis. Hoolimata sellest, et nad seisid silmitsi tohutu Vietnami vasturünnakuga, hoidsid Zhangi mehed oma positsiooni 6 vaenlase rügemendi vastu, suures osas tänu suurtükiväe toetusele. Ta oli tõestanud oma võimeid ja teeninud välja kõik järgnevad edutamised. Zhangist sai 1997 aastal kindralmajor, 2007 aastal kindralleitnant ja 2011. aastal kindral. 2017 aastal määrati ta mainekale Hiina keskse sõjaväekomisjoni aseesimehe ametikohale, kuid 2025 aasta lõpus kadus ta avalikkuse eest. Seejärel jaanuaris eemaldati tema ja Leo ametlikult oma ametikohtadelt. Äkitselt ei lugenud kõik nende aastate pikkused kogemused enam midagi. Kogu nende teenistus, ohverdused ja prestiiž pühiti ühe ööga minema. Xi ja tema kõige lojaalsemad toetajad väidavad, et see kõik tehti ülla eesmärgi nimel. Ametlik partei seisukoht on, et need massilised kõrgete sõjaväelaste eemaldamised ei ole osa poliitilisest puhastusest. Need on lihtsalt Pekingi korruptsioonivastase võitluse tulemus.
Hiina kommunistlik partei väidab, et Hiina rahvavabastusarmee on pikka aega kannatanud tõsise korruptsiooniprobleemi all, kus ohvitserid on raha omastanud, ostnud endale kõrgemaid auastmeid, võltsinud dokumente ja nii edasi. Selle väite toetuseks on kindlasti mõningaid tõendeid. Ja nagu Xi toetajad märgivad, ei saa korrumpeerunud armee kunagi saavutada seda üliolulist maailmataset, mille poole Hiina püüdleb. Sõjavägi ei suudaks kunagi saavutada neid kõrgeid usaldusväärsuse ja kvaliteedi standardeid, mille poole ta püüdleb, kui seal on ohvitserid, kes regulaarselt valetavad, varastavad ja petavad. Seetõttu ütleb partei, et talle ei jäänud muud võimalust, kui uurida ja karistada neid, kes olid reegleid rikkunud. Hiina kommunistlik partei väidab ka, et partei peab alati säilitama täieliku kontrolli sõjaväe üle. Ei tohi olla mingit riigipöörde või killustatud käsuahela ohtu, mis on veel üks väidetav õigustus kõrgete ohvitseeride jätkuvale eemaldamisele ja nende asendamisele isikutega, kellel võib-olla pole nii palju kogemusi, kuid keda peetakse lojaalsemateks ja usaldusväärsemateks. Paljud analüütikud väidavad siiski, et partei seisukoht ei pea põhjalikule uurimisele vastu. Näiteks avaldas Jamestown Foundation pika analüüsi pealkirjaga Zhang Yoshi erimeelsused Xi Jinpingiga viisid tema kõrvaldamiseni, kasutades erinevatest ametlikest Hiina allikatest pärit avalikult kättesaadavaid andmeid, et seda väita. Süüdistused Zhangi ja võimalike teiste puhastamisesse kaasatud isikute vastu on vähem seotud korruptsiooniga ning rohkem seotud erimeelsustega Xi Jinpingi poliitikaga. Nimelt märkis raport, et nii Zhang kui ka Leo olid vastu seisnud korraldustele, mida nad pidasid ebarealistlikeks, eriti seoses võimaliku Taiwani sissetungiga aastaks 2027, kusjuures Zhang väitis, et 2035 on palju realistlikum sihtmärk. Seega tundub, et Xi ei karista mitte tingimata korruptsiooni, vaid allumatust, kõrvaldades kõik, kes julgeksid talle vastu hakata ja öelda ei. Nagu Helena Legada, Merixi uurija ütleb, teevad ametlikud narratiivid pärast Zhangi ja Leo puhastust selgeks, et vallandamised olid poliitilise iseloomuga ning põhinesid tajutud või tegelikul lojaalsuse puudumisel Xi ja tema eesmärkide suhtes. Kuid kõrvaldades need, kes võiksid talle vastu astuda, väidavad paljud analüütikud, et Xi muudab Hiina rahvavabastusarmee märkimisväärselt nõrgemaks ja õõnestab omaenda maailmatasemel sõjalisi ambitsioone. Aga enne kui me sellesse süveneme, just sellepärast me teemegi sõjasaadet, et selgitada, kuidas võim tegelikult liigub. Kui oled siin uus, vajuta telli, et sa ei jääks järgmisest ilma. Pealtnäha tundub, et Xi kõrvaldab korrumpeerunud ohvitsere ja samal ajal vabastab end inimestest, kes võiksid tulevikus tema autoriteeti õõnestada. Kui vaadata sügavamale, hakkab tema tegelik eesmärk ilmnema. Ta ei sihi mitte ainult üksikisikuid, vaid ka sidemeid, neid mitteametlikke, kuid olulisi võimuvõrgustikke, mis ühendavad erinevaid inimesi ja gruppe sõjaväes ning mida hiina keeles nimetatakse Quanxiks. Sellised võrgustikud eksisteerivad mingil kujul igas sõjaväes üle kogu maailma. Need on loomulik ja peaaegu vältimatu tagajärg sellele, kuidas sõjaväeline maailm toimib. Näiteks sõdurid, kes astuvad teenistusse samal ajal ja läbivad põhiväljaõppe samas asutuses, jagavad alati teatud laadi ühtekuuluvustunnet. Vanemohvitserid juhendavad sageli oma alluvuses kõige lootustandvamaid sõdureid ja hoiavad nendega sidet isegi siis, kui nood hiljem oma karjääri jooksul teistesse üksustesse või asukohtadesse liiguvad. Inimesed, kes teenivad koos, arendavad loomulikult omavahelisi sidemeid ja on sageli valmis tulevikus üksteist aitama või üksteise eest hoolt kandma, kui selleks võimalus tekib. Nii et kuigi sõjaväed näivad paberil toimivat ainult auastmete, käskude ja ametlike käsuliinide järgi, on olemas ka varjatud suhete kiht, mis mõjutab, kuidas asjad tegelikult toimivad. See kehtib eriti nii suure ja keeruka sõjaväe puhul nagu Hiina oma, kus Guanxi pole ametlikult tunnustatud ega reguleeritud, kuid mõjutavad vaikselt kogu süsteemi toimimist. Kui Hiina sõduril tekib probleem, ei pruugi ta näiteks tahta tingimata ametlikke kanaleid kasutada, sest see tähendab viivitusi ja bürokraatiat. Ta võib selle asemel pöörduda nõu saamiseks oma endise ülemuse poole või võtta ühendust endise rühmakaaslasega. Sõjaväelaste vaatenurgast on sellel süsteemil palju eeliseid. Sageli on see kiirem ja lihtsam, kui sõjaväelased, kes üksteist tunnevad ja usaldavad, aitavad üksteist, ilma et peaksid läbima süsteemi ja läbima hulga bürokraatiat ning kinnitusringe. Guanxi võimaldab usaldust, soodustab suhtlemist ja kompenseerib liiga rangeid ning jäikaid ülevalt alla struktuure, mis Hiina rahvavabastusarmees eksisteerivad.
Tõepoolest, kirjutades väljaandes War on the Rocks märgib Jamestown Foundationi teadur ja Hiina sõjaväeekspert Christopher Nye, et Hiinas on mitteametlikele võrgustikele tuginemine viis, kuidas ohvitser tegelikult süsteemis liigub. See on mehhanism, mille kaudu saadakse edutamine, leitakse poliitiline kaitse uurimise ajal ning isegi kaubeldakse lahinguvälja juhtimise või laskemoona prioriteedi üle. Need guanšid koonduvad omamoodi vihmavarjuks, oluliseks patroonluse infrastruktuuriks, mis pakub turvalisust ja ressursse, et toimida kõikehõlmavas parteiriigis. Näiteks tänu Guanxile sai Zhang Zhuosi loa, kui ta taotles kogu pataljoni täiendust ja kogu soovitud suurtükiväe toetust Hiina-Vietnami sõja ajal. Ta oli kuulsa ja lugupeetud kindralipoeg. Tal oli lai tutvuste võrgustik ja ta palus teeneid inimestelt, kes tundsid tema isa nime. Hiljem oma karjääris kasutas Zhang jätkuvalt oma tutvusi, et saavutada oma eesmärke. Näiteks, kui ta 2000-ndate lõpus teenis Zhenjiangi sõjaväeringkonna ülemana, juhtis ta sõjaväe elamuehituse programmi, mis hõlmas sõjaväemaade eraldamist suurte ehituslepingute sõlmimiseks kohalike omavalitsuste ja kommertsarendajate vahel. See oli sõjaväelastele äärmiselt kasulik, kuna tagas tuhandetele ohvitseridele väga vajaliku elamispinna. Ning Zhang tegi seda viisil, mis aitas mööda hiilida mõnest ametlikust piirangust, mis oleks tavaliselt sellise saavutuse peaaegu võimatuks muutnud. Hiina sõjaväe ajaloos on olnud lugematul hulgal sarnaseid lugusid, kus isiklikud võrgustikud on aidanud sõjaväelastel ületada bürokraatlikke takistusi või saavutada asju, mis poleks olnud võimalikud, kui nad oleksid tegutsenud süsteemi ja ikkade reeglite järgi. Kõrged komandöörid on näiteks suutnud omaenda Guanxi võrgustikes ära tunda kõige andekamad ja ambitsioonikamad uustunnukad ning tõsta neid kõrgematele ametikohtadele. Ohvitserid on samuti kasutanud oma sidemeid, et aidata kõiges alates relvade hankimisest kuni osakondade vahelise koostööni. Küünikud võiksid väita, et sellised sidemed põhjustavad kallutatust või tasakaalutust sõjamasinas. Need, kes teavad paremini, väidavad samal ajal, et need võrgustikud on selle masina loomulikud ja tervislikud kõrvalsaadused. Need on vältimatu tulemus, kui pühendad end sõjaväele. Sõdurid igal tasemel loovad alati sidemeid enda ümber olevate inimestega ja ohvitser, kes täidab oma kohustud, juhendab alluvaid, premeerib neid, kes end tõsiselt rakendavad ning arendab usaldust erinevate osakondade vahel, pole mingit reeglit rikkunud. Nad on andnud endast parima neile antud rollis. Kahjuks ei näeks seda nii. Nagu Nai märgib, on Hiina juhil kalduvus vaadata mitteametlikke võrgustikke pideva kahtlusega. Tema jaoks on Guanxiga alati seotud mingi riskitase. Sest kui piisavalt kõrgeid ohvitsere loob oma enda sidemeid ja klikke, võivad nad koondada oma võimu, et trotsida partei korraldusi või kujundada sõjaväge. Nii, nagu nemad õigeks peavad, mitte nii, nagu tema õigeks peab. Xi Jinpingi ideaalne armee on selline, kus kõrgem juhtkond on killustatud, ohvitserid ja ametnikud on pädevad, asendatavad ja äärmiselt lojaalsed ainult kõrgeimale juhile. Ta ei taha, et nad omavahel sidemeid looksid või aeg-ajalt reegleid painutaksid, et aega säästa või üksteist aidata. Ta tahab süsteemi, mis on rangelt reguleeritud ja täiesti etteaimatav, kus iga töötaja, olenemata kogemusest või staažist, teeb iga kord täpselt nii, nagu talle öeldakse. Ja nii ta eemaldab inimesed, kes sellesse visiooni ei sobi ning lõhub samal ajal need mitteametlikud võrgustikud. Ta on selgelt veendunud, et see on õige samm, ainus viis oma eesmärkide saavutamiseks. Tegelikkuses teeb see tõenäoliselt rohkem kahju kui kasu. Kui sa vabastad nii palju kõrgemaid ohvitsere nii lühikese aja jooksul, siis sa ei kõrvalda lihtsalt üksikisikuid, vaid hävitad kogu süsteemi, mida nad koos hoidsid. Need ei ole madalama astme sõdurid. Need on inimesed, kellel on aastakümnete pikkune juhtimiskogemus ja tõestatud pädevus ning edu kõrgeimal tasemel. Selline kogemus ja sellega kaasnemaga oskused ei teki üleöö. Staabi ülematele ei ole kohe valmis asendajaid kuskil ootamas, kes oleksid valmis ja suutelised sujuvalt kõrgetele ametikohtadele asuma ühes maailmas suurimas sõjaväes, mida maailm on kunagi näinud. Juhtima keerulisi operatsioone, koordineerima strateegiat erinevate väeliikide vahel ning tegema elu- ja surmaotsuseid surve all. Xi uurib aktiivselt, arreteerib ja viskab välja neid väheseid väärtuslikke inimesi, kes suudaksid täita selliseid rolle maailmatasemel, mille poole ta püüdleb. Ja ta asendab nad inimestega, kes võivad küll olla lojaalsemad ja palju vähem tõenäoliselt tema selja taga tegutseda, kuid kellel pole kaugeltki sama usaldust, autoriteeti ega austust.
Uued komandöörid pannakse ametikohtadele, millega nad pole tuttavad, pärivad organisatsioone, mida nad pole ise üles ehitanud ja meeskondi, kes neid täielikult ei usalda ning neid nõutakse tegutsemist kõige rangemate reeglite järgi, kus isegi üks vale samm võib karjäärile lõpu teha. Mis saab edasi? Need uued komandöörid muutuvad ülemäära ettevaatlikuks. Nad tegutsevad äärmise ettevaatusega, olles pidevalt hirmul, et teevad vale sammu, ütlevad midagi valesti või neid nähakse valede inimestega. Nad kontrollivad kõike topelt üle, väldivad isegi kõige väiksemaid riske ja järgivad iga protseduuri täpselt. Järk-järgult hakkab see paratamatult mõjutama kogu Hiina sõjaväe laiemat kultuuri. Lõpuks jõuab see tõenäoliselt sinnamaani, kus kõikidel tasanditel keskendutakse vähem tulemustele või tipptasemele ning rohkem enda ellujäämisele. Ja kui see juhtub, hakkab jõud, mida Hiina soovib näidata, paratamatult murenema. Sest kaasaegne sõjapidamine nõuab kiirust, initsiatiivi ja julgust otsuseid teha, kuid Hiina ehitab armeed, milles puuduvad kõik need 3 võtmetegurit. Armee, mis on aeglane, kõhklev ja hirmust haaratud. Mida kaugemale sellel teel Xi liigub, seda hullemaks see võid minna. Kui tema armee muutub distsiplineeritumaks ja lojaalsemaks, muutub see tõenäoliselt ka vähem ausaks. Tõeline tagasiside kaob, siirad vastuhääled vaigistatakse ja enam ei ole inimesi, kes oleksid valmis välja ütlema, kui miski pole hea mõte või plaanis võivad olla vead. Selle asemel on Xil ümberringi meelitajate armee, kes kiidavad iga tema sammu ja kardavad näidata isegi vähimatki erimeelsust. See on äärmiselt ohtlik olukord, sest kui pole kedagi, kes tõtt räägiks, võib Hiina teha suuri sõjalisi otsuseid valede põhjal. Kui ta saab oma riigi võimetes kindlamaks, võib Xi näiteks rünnata Taiwani isegi varem, kui oodatakse. Mis võib üsna kergesti saada palju suurema konflikti puhkemiskohaks, tõmmates kaasa teisi riike üle kogu maailma, sealhulgas Ameerika Ühendriigid ja Euroopa, ning potentsiaalselt vallandada ülemaailmse konflikti, mida maailm on püüdnud aastakümneid ära hoida. Ja see kõik on tingitud ühe mehe ülbusest, suutmatusest taluda isegi mõtet, et keegi võiks tema ülemvõimu ohustada. Xi Jinping soovib ehitada täiuslikku armeed, jõudu, mis on kaasaegne, distsiplineeritud ja üdini lojaalne. Ta teeb kõik endast oleneva selle saavutamiseks, eemaldab need, keda peab rivaalideks, karmistab kontrolli ja kujundab süsteemi ülevalt alla ümber. Kuid eemaldades niinimetatud korruptsiooni, hävitab ta ka paindlikkuse. Mitteametlikke võrgustikke hävitades, hävitab ta ka usalduse. Ja lojaalsust nõudes pärsib ta ausust. Selle mõju ei pruugi rahuajal eriti märgatav olla. Aga kui konflikt tuleb, mis peaaegu kindlasti juhtub, on tema tekitatud kahju võimatu varjata. Nüüd, kui soovite põhjalikumat ülevaadet sellest, miks Hiina rahvavabastusarmee pole sugugi nii võimas, nagu Xi sooviks, vaadake seda videot, mis uurib, kuidas Jaapan on paljastanud Hiina sõjalise positsiooni kriitilised nõrkused. Teise võimalusena vaadake seda videot, et näha, kuidas Hiina näiliselt maailmatasemel uuendused harva vastavad ootustele, kuna üks Pekingi parimaid õhutõrjesüsteeme ei töötanud Iraanis. Ja lõpuks, ärge unustage kanalit tellida, et saada rohkem ülevaateid, analüüse ja uudiseid oluliste sõjaliste teemade kohta üle kogu maailma.